Tänases videos me rääkima sellisest teemast, video pealkiri ehk siis video, mida me hakkame tegema, on siis minust. Väike mitte tutvustus, kui sa oled siin kanalil uus, siis tere tulemast, mina olen Retalised Samm ja sa oled tulnud Tiigripessa. Ehk siis tänases videos me hakkame, mul on telefonis pandud väike slaidike, proovin siia kuhugi panna selle, nii et vaatame, kuidas tuleb. Nii. Kohe. Tulen kohe minuti pärast tagasi. No nii. Tänaseks teemaks hakkan rääkima teile rääkima sellisest teemast nagu on toidufotograafia ja minu haige põlv pluss loomtöö. Ja ma olen ikka veel Tiigripesa ja siis jah, siia panen, kuidas on. No nii, toidufotograafia. Nii, mis on fotograafia? Fotograafia on kogu protsesse, mille abil jäädvustada valgustundlikule materjalile või salvestatakse valgustilku elektroonilisi seadme. Jah, ehk siis fotograafia on siis, saab jäädvustada. Fotograafia on nagu jah, selline. Et siis pilt. Miks mulle meeldib toidufotograafia? Toidufotode tegemine oli natuke keerulisem, aga ma sain sellega hakkama. Õppisin toidu pildistamisel seda, et kuidas hoida enda käsi, et ei jääks udused pildid. Lisaks ka seda, et toidu asetus ja vahendid, millele asetada ning taust on olulised. Liiga kirjud taustad võivad kogu tähelepanu endale valet värvi taldrik või alus ei too ka toitu esile. Pilt minu piltidest, siis üks, teine, nii. Minu loomtöö. Ma räägin siit põhimiselt, mõtlesin teha loomtööks oma lemmikretsettidega kokaraamatu, sest mulle meeldib kokata. Kui ma esimest korda oma juhendajaga selle töö pärast läksin kohale, küsis ta minult väga palju küsimusi. Näiteks, milline kokaraamat võiks välja näha ja kõik need. Nii. Välja otsida oma lemmikiretseptid. Seega selleks, et kokaraamat kokku panna, tuligi välja mõelda lemmikiretseptid. Nii, toitudest valisin välja need, mida väga tihti ma teen. Panna need retseptid kirja, teha nende retseptide järgi toidud, teha toidufotod, valida välja parimad pildid, leida veebikeskkond, milles kokaraamat kujundada ja trükki lasta. Toidu tegemine mulle meeldib. Kõikide nende toitude tegemine tuli mul hästi välja. Ühtegi toitu ma ei pidanud uuesti tegema. See, kui kaua kulub toidu tegemiseks, siis
koostatud minu sisse pandud. Toon teil kokkuvõtte. Kokkuvõtvalt tuli Lissu kokaraamat ilus ja vahva välja, täpselt selline, nagu ma soovisin. Nii mõtlen, et olen valmis teinekordki veel ühe kokaraamatu kokku panema. Kuigi see võttis aega, tuli see ilus ja normaalne. Kokkuvõtteks sain teada, kuidas võimalikult hästi pilte teha, et jääksid ilusad kodused pildid ning ilus taust. Lisaks, kuidas pilte töödelda, kuidas kokaraamat ise kujundada, õppisin ka paremini lauseid koostama. Kuidas see nüüd oli? Olin umbes 6. klassi õpilane. Meil oli kehaline. Me hüppasime kaugust. Oli minu kord hüpata ja ma jooksin ja ma hüppasin kuidagi valesti. Algul ma ei saanud aru, et mul on valus ja kui ma läksin istuma, mul oli valus. Sellest ajast peale mul põlvevigastus kuni tänase päevani.